Ja nüüd oleme valmis, kõik on kohal ja saame alustada tänase vestlusega. Täna õhtul on meil külas Kristina. Suur tänu sulle, et sa oled tulnud meiega rääkima nii olulisel teemal, nagu seda on selline ehe, vahetu ja aus eneseväljendus, et ma usun, et sellega on tegelikult päris paljud kimpusi, ilma et seda päriselt ka aduks või päriselt ka ise teadvustaks. Tere, mul on ka hästi hea meel siin olla ja endale väga südamelähedasel teemal rääkida ja selliseid mõtteid jagada omavahel koos sinuga siin. Täna, kui mõelda meie vestlusele kui tervikule, siis ma kindlasti sooviks, et sa jagad oma teekonda sellest, kuidas sa sellise teemani jõudsid, kuidas sa üldse tänaseks oma tee oled rajanud. Ja siis ma loodan, et me jõuame sinnani, et sa annaksid natukene näpunäiteid ka meie kogukonna naistele, et kuidas just sinu teemades ennast paremini siis väljendada ja kuidas saada mingeid nippe ja sellist praktilist väärtust, et oma elu ka paremini ja sisukamalt elada. Kas sa natuke alustuseks avaksid, kuidas sa siis jõudsid sellise huvitava, aga samas nii olulise teemani? Ma ise ka päris täpselt ei tea, kuidas ma selle teemani jõudsin, aga kui me ühel hetkel selle avastasin või kuidagi ka sõnadesse suutsin panna või mingisse vormi valada, siis see muutus järjest ja järjest autentsemaks ja väga omaseks just mulle, sellepärast et ega siis see, et ma seda teemat käsitlen ja juhendan ja läbi oma kogemuste ja teadmiste ka õpetan või siis nii-öelda proovin selles vallas siis inimesi inspireerida, ei tähenda, et mul endal neid hetki ei oleks elus enam, kus mul on keeruline ennast väljendada või ma ei oska seda teha või ma isegi ei saa aru, mida ma tegelikult vajan, soovin või öelda tahan. Et ühtepidi, kui rääkida eneseväljendusest, üldse esinemisest, siis vahel inimesed võib-olla mõtlevad, et oi, see ei ole mulle, et ma siin vaikselt nokitsen kuskil arvuti taga, et vahet pole, et saan ju hakkama küll ja kõik on enam-vähem, aga tegelikult algab ju selline eneseväljendus või suhtlus pihta ju sellest hetkest, kui sa teed hommikul silmad lahti ja tuled voodist välja. Esimesed inimesed, keda sa näed, on tõenäoliselt su lähedased, sealt edasi, eks võib-olla on mõni bussijuht või kohvikupidaja ja kolleeg ja nii edasi, et juba neile sa ju väljendad ennast absoluutselt igapäevaselt ja kuidas siis seda ikkagi võimalikult siiralt ja ehedalt ja päriselt teha, et mulle tundub, et me oleme väga palju kinni oma mõtetes, oma peas ja julge nagu hingel ja südamel rääkida lasta. Sest miks muidu paneb trammijuht uksed kinni, kui keegi veel on peatuses ja ta reaalselt eile hommikul nägin seda situatsiooni jälle, et inimene jõuab sinna peatusesse, ta vajutab veel täitsa kuni 5-6 sekundit nuppu seal trammiustel ja need uksed ei avane, kuigi tramm tegelikult ootab, millal ta üldse liikuma saab hakata. Et ma tean, et on graafik, ma tean, et sellest peab kinni pidama. Aga kui raske tegelikult on avada see süda ja avada need uksed ja lasta inimene sinna trammi peale, et üks lihtsalt väga lihtne näide igapäevaelust, liiklusest mulle kohe eile niimoodi sülle potsatas ja ma mõtlesin sellele, et miks see nii on siis, et ilmselt me oleme lihtsalt nii kinni oma selles graafikus, oma peas. Võib-olla me ei hooli isegi endast piisavalt, et me suudaks ka teistest hoolida nii palju, et me oleksime avatud, siirad ja julged ka suhtlema, sest suhtlemine tegelikult on selline ühenduse loomine minu jaoks ja julgus ja ehedus käivad täiesti kindlasti käsikäes, et kui raske tegelikult on öelda, et ma ei oska või ma ei tea või ma ei saa hakkama hetkel. Et minu arust see on tõeline julgus ja see ongi ehedus ja see ongi see, mis loob selle connectioni meie vahel ja inimesed tegelikult, kui päris ausalt, siis me ju tahame, et teisel läheks hästi. Me tahame, et meil läheks hästi ja me tahame, et meie lähedastel läheks hästi ja keda me näeme, et neil läheks hästi. Isegi kui sa lähed kuskile üritusele, keegi astub lavale, sa tahad, et tal läheks hästi, mitte et sa ei peaks tema pärast pabistama ja närvis olema ja tegelikult sa tahad, et tal läheks hästi. Aga siis, kui on sellised olukorrad nagu seal liikluses eile, et siis me võtame selle pea
ja jätame selle südame kõrvale ja et kuidas seda siis rohkem teha, et ei oleks selliseid olukordi. Seda ma olengi proovinud hakata nüüd vormima ja inimesteni tooma, et me esiteks jõuaks iseendani, saaks aru, mis meid takistab tegelikult olemast siis aus ja ehe ja julge ja ennast selgelt väljendada, oma soove väljendada, iseendast ka aru saada ja siis sealt edasi minna ka ennast jagama julgelt ja oma lugusid rääkima ja läbi selle tegelikult toetama teisi inimesi, sest meil kõigil on neid lugusid, millega väga paljud meie ümber saavad samastuda, nad saavad sealt jõudu või toetust ja inspiratsiooni, et mina arvasin ka, et mul ei ole midagi jagada tegelikult veel siin aasta-kaks tagasi, et ma mõtlesin, kes mina olen, on see põhiküsimus. Ma tean, ma kuulen seda oma koolitustel ka inimeste käest, kui ma küsin, mis teil on põhipiirangud ja uskumused, et mis teid nagu takistab kuidagi nagu ennast jagada ja rääkida. Ja siis nad ütlevad, et kes mina olen, ma saan väga hästi aru, see küsimus on olnud mul ka, et kes mina olen, et jah, mul on mingid kogemusi, mul on mingid teadmised, aga kes mina olen, et ma lähen kedagi õpetama. Aga ma ei peagi õpetama, ma lihtsalt jagan seda, mida ma tean, mida ma oskan, mida ma olen kogenud ja mingid inimesed haakuvad sellega ja saavad tänu sellele võib-olla sammukese edasi või astuvad isegi sammukese tagasi rohkem enda juurde, et siis sealt omakorda astuda edasi ja hakata ennast ka laiemalt jagama. Et eilsed koolitused, mul oli eile online koolitus ja üks armas osaleja jagas oma mõtteid täna Instagramis, et mis ta sealt kaasa võttis, et siis tema noppis eilsest koolitusest üles selle, et kui me ei tea ega tunne iseennast, siis me ei saagi ennast justkui jagada. Sest me ei saa nagu iseendast aru, me ei tea neid sõnu, me ei saa sellest tundest aru, me ei saa üldse aru, mis väärtus tegelikult meil enda sees olemas on ja kui palju ägedaid kogemusi ja teadmisi ja mõtteid meil on, et kuidas me saaksime neid siis väljapoole jagada, et see kõik hakkab iseendast pihta, et jah, loomulikult võid sa õppida igasuguseid nippe ja trikke, kuidas väga säravalt esineda ja enda sõnumeid kirja panna ja rääkida, aga kui sul see nii-öelda see vundament on ladumata, siis ega seda uhket lossi sinna peale ei tule läbi suure pingutamise, punnitamise, aga minu eesmärgiks on kindlasti jõuda selleni, et inimene saaks endalt takistused eest ära ja hakkaks vabalt voolama, et ma kindlasti ei õpeta oma koolitustel ja jagamisringides seda, kuidas siis väga tehniliselt ja väga intonatsiooni parandada ja kuidas sa peaksid ikka täpselt kõndima sinnapoole või tegema täpselt seda või kirjutama ainult niimoodi, et ma pigem tahan jõuda selle eheduseni, igaühe inimese eheduseni ja see on see, mis meid paelub. Sest tegelikult me saame ju väga hästi aru, kui keegi on päris või ei ole päris. Et kas see vibe ja see jutt ja see olek ja kõik lähevad kokku või ei lähe. Mina tajun seda väga tugevalt ja sellepärast on see saanud mu südame asjaks ka, et nagu mis sa tahad tegelikult öelda või kaaslane küsib vahel, kuidas siis läheb? Siis ma küsin, et mis sa tegelikult tahad teada? Kuidas sul see koolitus läks või kuidas sul see sõbrannadega kohtumine läks? Miks sa ei küsi seda siis? Miks sa ei küsi seda? Miks sa hakkad keerutama ja kuidagi laialt kuskilt niimoodi, et võiks ju küsida, aga päris täpselt ei julge küsida võib-olla siis või et hästi huvitav on jälgida, et ennast ka niimoodi, et mitte, et ma siis ka ennast väga selgelt kogu aeg ja väga lihtsalt väljendaks, aga võib-olla sellepärast see puudutabki nii palju. See on hästi-hästi huvitav teema ja tegelikult nii aktuaalne teema, et ma olen ka meie kogukonnas hästi palju rääkinud maskidest ja natuke teise nurga, et lihtsalt, et kui palju maske me kanname ja ma leian, et meie teemad jooksevad siin kohas nüüd kokku, et just sa toodki selle eneseväljenduse siin veel juurde ja minu arust see maskide teema on tänapäeval nii aktuaalne või me kanname neid maske vahest niimoodi, et me ei saa ise arugi, et kuidas sa näed seda olukorda täna, et kas mõni inimene on oma maskis nii kinni, et ta ei suuda sellest lahti lasta, et ta seda päris iseendani, ta ise ka ei julge minna või ei oska minna ja siis ta hoiabki seda mõnes mõttes kaitset või turvatunnet, hoiab seda maski justkui ees, et sa näed kogenud spetsialistina, et see ei ole päris tema, aga samas ta ei suuda sellest edasi minna. Kas on selliseid olukordi ka?
On ikka ja seda on tegelikult ju kohe tunda ja näha ja mul seoses maskidega tuleb kohe meelde paar lugu või sellist mõtet, et mask on minu jaoks ka ääretult ebamugav teema olnud, et ma mäletan kunagi ühe kolleegi kohta keegi arutas, et huvitav, milline ta kodus on, et tööl on ta selline ja kodust pidi olema täiesti teistsugune. Siis mina ma olin küll noor kogenematu tütarlaps, võib-olla siis sellised esimesed sammud karjääriredelil ja mõtlesin, et huvitav, et mis mõttes teistsugune et kuidas siis ma küll ei ole, et ma tulen tööle, ma olen täpselt sama inimene, ma lähen siit ära, ma suhtlen oma pere ja sõpradega täpselt samasugusena. Jah, võib-olla tööl ma olen natukene konkreetsem mingites olukordades, ma peangi seal mingi asja lõpuni viima. Seal on mingid erinevad olukorrad, mida lahendada, aga samamoodi tegelikult on igapäevaelus ja ma ei saanud sellest aru. Ja ma ei saagi aru sellest siiamaani, et mismoodi see siis käib või miks me peaksime olema mingid teised inimesed või peituma mingisuguse ametinimetuse taha ja hakkama kellekski. Sest ma mäletan, kui ma palgatöölt ära tulin, see oli hästi suur sellise enesearengu protsessi algus jällegi, et issand, kes ma olen, kui ma ei pea mitte kedagi teist esindama. Et ma olengi mina, Kristina Samra, mis ma panen selga, mis kell ma ärkan, mida ma oma päevaga teen, mida ma söön, kus ma käin, millest ma mõtlen, ühesõnaga kõik hakkas kuidagi mõnes mõttes nullist peale, tegelikult täiesti nullist, sest me ju sünnime, siis programmeerivad meid vanemaid, siis on kool, muusikakoolid, koorid, tantsuringid, ülikoolid, bossid tööl ja nii edasi, et kogu aeg on keegi, kes ütleb, kuidas siis peaks ja mida sinult oodatakse ja kes sa olema peaks ja siis kui üks hetk on see, et vau, aga kes mina olen või mida mina tahan, et siis see oli väga äge äratus ja ainult iseenda eest rääkida, jah, see on riskantne ja ma ei saa kuhugi peituda, mul ei ole seda maski, eks, et ma ei ole mingi ettevõtte esindaja. Aga mul oli näiteks raske vahel isegi olla mingi ettevõtte esindaja, sest mina ei olnud see ettevõtte ju. Ja ma kuidagi lõpuni välja ei saanud ikkagi ennast ju avada ja välja astuda sellepärast, et ma pidin ju olema mingi bränd siis või keegi, kes on selle ametinimetuse taga või kes täidab mingit teatud ülesandeid. Ja maskidega veel, et kogu see koroonaaeg mul oli äärmiselt raske panna ette maski. Lihtsalt mitte et ma oleks jube protesti vaimus kogu aeg käiks ringi ja võitleks vastu, aga see lihtsalt oli vaimselt ja füüsiliselt minu jaoks raske. Just täpselt sel samal põhjusel, et kuhu ma peidan ennast, miks ma peidan ennast ja kui mu sõbranna ükskord küsis, kui raske siis on, lihtsalt paned ette ja käid seal poes ära ja kõik on väga hästi, siis mõtlesin, et ma ei suuda lihtsalt, ma ei saa sellest aru. See on mulle hingeliselt raske panna ette endale mask. Ja see ei olnud lihtsalt see, et ma tahaks võidelda, vaid lihtsalt ma ei oska kanda maske. Ja ma olen nüüd järjest rohkem endalt ära koorinud nii palju kui võimalik ja mida vanemaks ma saan ja mida rohkem ma neid kogemusi omandan ja enda teed käin, seda vähemaks neid jääb. Kindlasti mingites olukordades on. Ma tean, et ma olen vahel ennast analüüsinud, nüüd ammu ei ole, aga mingi perioodi oli täpselt nii, et kui ma nüüd suhtlesin mõne kohvikumüüjaga või kellegiga, et issand, et kas ma nüüd olin mina ise või kas ma ütlesin mingid stampväljendeid või kuidagi käitusin nii, nagu peaks just käituma seal teenindamisel või kellegi moodi või kellegi järgi või hästi sihuke totter süvaanalüüs käis kaasas kogu aeg ja nüüd ma ei ole seda ammu teinud, et järelikult siis ma olen sellest üle saanud või kuidagi lihtsalt see, mis tuleb, see tuleb ja see on kehe ja päris ja jah, minul on raske mõista maske, ma saan aru, miks inimestel need on kaitsemehhanismid, need ongi, et sinult eeldatakse, oodatakse midagi, sa pead keegi olema sellisel kujul, sellises vormis ja sa ei oskagi ilma selleta. Hästi huvitav praktika on ühtepidi enesearmastuse teemal ja ka sellise naiselikkuse teemal on see, et sa lähed lihtsalt alasti peegli ette. Mul kuidagi sel suvel lihtsalt, kuna nii palav oli, ma olin oma emal külas ja oli nii palju erinevaid peegleid koridoris, et kedagi ei olnud kodus ja nii palav oli seal korteris ja ma lihtsalt otsustasin, et ma ei taha mitte midagi selga panna. Ja siis ma liikusin korteris ringi ja nägin ennast absoluutselt iga nurga pealt ja see kuidagi tekitas nii reaalselt selle alasti tunde või selle eheduse tunde või selle päris tunde, et mul ei ole mitte ühtegi kihti peal. Ja kui ma nüüd sellisena endale sügavalt silma vaatan ja küsin, et kes ma olen või mida ma praegu mõtlen või mida ma praegu vajan,
siis see oli kuidagi nagu nii puhas ja ehe ja päris hetk, et ma päriselt soovitan seda teha, et ma selleni ei ole veel jõudnud, et selliseid alasti ringe korraldama hakata, kui oleme väga ehedad ja ilma ühegi maski ja kihita, aga see on äärmiselt toetav praktika selle juures, et olla päriselt täiesti ilma ühegi kihita ja täiesti alasti. Ja ma olen kuulnud sellest nii-öelda meetodist mingites muudes kontekstides ka, aga ma hetkel jään võlgu, mis see täpselt oli. Kuidas sulle tundub, kas täna tegelikult meil eestlastel, Eesti naisettevõtjatel on raske ennast ehedalt ja ausalt väljendada? Et kas tuleb ikkagi mingisugune see õpikutarkus, et kui ma nagu ettevõtjana nüüd ennast väljendan, et ma pean, ma ei tea, müügi mõttes midagi ütlema, turunduse mõttes midagi ütlema, et kas mingisugune selline surve on peal, mis jälle hakkab seda kuidagi seda ehedust ja ausust maha tampima või siiski ollakse sellest üle ja nagu ikkagi see päris mina särab lihtsamini või see tuleb täna raskelt? Hästi hea küsimus, sest ega mina alustasin ka ju mõned aastad tagasi seda ettevõtluse teekonda ja sellel on ju ka loomulikult mingisugune vorm ja selline mingi aura ümber, et nüüd, kui ma olen ettevõtja, siis ma teen selle pangakonto ja siis ma olen juba tähtis ja siis ma teen need teised asjad ja nüüd ma pean niimoodi rääkima, niimoodi käima ja selline olema ja loomulikult see kuidagi tuleb kaasa või see on nagu õhus juba. Ja siis ma mingi hetk sain aru, et ma üldse ei ole selline nagu klassikaline ettevõtja, ma ei aja nagu näpuga järgi, ma ei suuda ajada näpuga järgi igapäevaselt mingites tabelites, numbrites. See sõltub väga palju muidugi su tegutsemisvaldkonnast, sellest, mida sa siis tahad saavutada või kuhu jõuda, aga ma olen kindlasti rohkem selline hingega ettevõtja kui siis paberite ja numbritega ettevõtja. Aga ma arvan, et seda on kindlasti, ma ei oska öelda, kas palju, aga ma arvan, et inimestel ja naistel on seda küll ja et võib-olla sa tunned, et sa pead ennast rohkem tõestama selles maskuliinses ja meestele ehitatud maailmas ja kuidagi olema keegi või tegemagi võidu siis kuidagi või ennast tõestama läbi selle, et jah, ma suudan küll, on ju. Et mulle tundub, et naistel on siin eriti vaja sellist südametarkust ja sellist pehmet voolamist ja nagu enda vastu hell olemist, sest me ju juba oma olemuselt oleme tohutud saavutajad selles mõttes, et me tahame kõikides valdkondades ju väga hästi hakkama saada, hoolitseme kodu eest ja pere eest ja kogukonna eest ja siis võib-olla oleme veel vabatahtlik kuskil ja käime ülikoolis ja siis proovime ettevõtja olla samal ajal siin ja siis olla nendes rollides kõikides väga-väga hea, sellepärast et see hea tüdruku sündroom on väga paljudele kaasa tulnud ja siin on väga lihtne ennast täiesti ära kaotada ja kokku joosta ja hakata tõenäoliselt mitte ennast siiralt väljendama, vaid ikkagi mingis maskis ja vormis olema aga mingil hetkel sa jõuad ikkagi selleni. Tavaliselt me jõuame selle äratuseni läbi valusa kogemuse ja läbi sellise tervisemure või mis iganes, ma ei tea, sul läheb kuidagi rahaliselt kehvasti või juhtub su suhtega midagi või mis iganes, et miski, mis sind raputab, et ega see inimene muidu ei õpi, et mina täpselt samamoodi. Ma tulin palgatöölt ära siis, kui ma olin läbi põlenud kerges depressioonis. Ma olin teinud läbi raske lahkumineku, mu isa jäi haigeks ja suri, ühesõnaga kõik asjad jooksid lihtsalt nii ühte patta kokku ja see sundis nii tugevalt ümber vaatama seda, et mis asja ma siin ajan üldse või miks ma üldse elan. Mul oli tõesti selline küsimus, et kas me siis nagu elamegi selleks, et lihtsalt töötada ennast haigeks ja siis ära surra, et see ei saa olla, et midagi peab olema enam, et see peab olema kuidagi ägedam ja ilusam ja mõnusam, et teekond, et see pani otsima ja enne, kui see suur krahh ikkagi tuleb, siis võiks korraks otsa vaadata, et kas ma nagu seisan enda vajaduste eest ka täpselt sama palju, kui ma seisan enda pere, enda tööandja või enda ettevõtte või klientide või kelle iganes vajaduste eest. See on hästi tähtis küsimus, mida endale ikkagi aeg-ajalt esitada. Ja, sa jõudsid väga olulise teemani, et tegelikult peaaegu, et pooltel nendel vestlustel, mis ma siiamaani teinud olen,
need naisettevõtjad, kes on need hingelt ettevõtjad, nagu sa just välja tõid, et hingelised tegelased, kes nagu võtavadki seda nagu teistmoodi, mitte ei aja neid majandusnumbreid taga, vaid just see seesmised väärtused. Kõigil on enamasti kuskil mingi laks ära käinud, ehk mis on suunanud väga nagu jõuliselt sellele teele ja just see läbipõlemine on üks enim mainitud faktor olnud siin või selline tegur, mida on kogetud. Et sa tõid tegelikult selle väga hästi välja, et kui on vaja, siis ikkagi juhtub midagi. No selles mõttes, et kui sa ise sinnani ei jõua, siis jah, ühesõnaga, sa võtsid see suurepäraselt kokku. Ja mulle ka meeldis see, sa tõid välja hästi olulise sellise nüansi ja erinevuse üldse, et miks tihtipeale naisettevõtjatel on ka raske või tekib see enda kaotamise tunne, et kui see käib sinu naiselikule olemusele vastu, see hull pürgimine, see numbrite tagaajamine, see majanduslik pool, ehk kui kaotataksegi kontakt selle naiselikkuse keskmega, selle iseenda seest tuleneva loominguga, ehk tegelikult need on nii olulised nüansid, mis tegelikult teevadki kõik meie naisettevõtjad ka nii erinevaks, ehk võiks öelda, et on justkui kaks äärmust ja vastavalt siis sellele, kuhu poole keegi kaldub. Et kui sa vaatad oma... Ma korra ütlen, et mulle tundub, et ja kui sa oledki nagu iseendana oma asja tegemas, siis justkui olekski konkurentsi. Mulle praegu selline tunne lihtsalt tuli peale. Et siis me justkui võistle mingi sarnaste eesmärkide, numbrite, mingite, ma ei tea, aastasadu vanade praktikate, mille iganes nagu järgi ja põhjal ja vaid igaüks loob nagu ise endale soovitud siis selle majanduskeskkonna, selle tulemuse, selle elu, et ei ole nii, et kõigil on üks ja sama ülesanne ja siis sa said, kas sa said 5, 4 või 3 või 2 või 1 või üldse said 0, eks, et siis on seda nii-öelda võimalik ka ise ju tagasisidestada sellele mingi hinnang või selline väärtus külge panna. Et selline tore mõte tuli mul praegu siin, kui sa rääkisid. Ja just kui tegelikult fookus läheb konkurentsilt koostööle ja pehmematele väärtustele, just. Meil on vahepeal tulnud üks küsimus, et kuidas sa aitad inimesel olla ehe, jõuda oma eheduseni? No selleks on väga mitmeid erinevaid nippe. Tegelikult ma oma koolitustel ma toon ka väga tihti välja seda, et hästi suur töö on ikkagi iseendaga, et see 2/3 on see, et need takistustest üldse teadlikuks saada, need uskumused, mis piiravad, need haiget saamised, need häbi ja süütunde hetked, kui sa oled olnud kuskil väga ehe ja aus. Mul üks armas inimene jagas koolitusel oma lugu, kuidas ta esitas luuletust klassis. Ja see luuletus läks talle nii hinge, et ta hakkas nutma ja tal on see kogemus siiamaani nii tugevalt meeles, sest kõik naersid, kaasa arvatud õpetaja ja selle kogemuse pealt ehedalt ja julgelt ja vabalt ennast väljendada on tegelikult keeruline, et need hetked tuleb lihtsalt endast välja saada, välja rääkida. Üks äge raamat, mida ma alles hiljuti lugesin, on Ebatäiuslikkuse kingitused, Brené Browni raamat. Ta räägib häbist ja süütundest. Kui süütunne on selline edasiviiv jõud või sa saad midagi justkui parandada või vabandada või olla parem või kuidagi motiveeriv, siis häbi on täielikult halvav. Ja häbi on sellise eneseväärtuse kaotamine, sa oled justkui vale. Ehk siis, kui süütunne on see, et sa tegid midagi valesti, aga sa saad seda parandada, siis häbi on see, et sina oled vale ja see jääbki sinu külge ja sa hakkad nii-öelda sellega elama. Et sellised kogemusi meil on ilmselt kõigil mustmiljon, et ma proovin ka aidata need üles leida. Häbist tuleb rääkida, sest häbi armastab peidus olla. Ja kui sa oma häbi kogemused tood avalikkuse ette, siis see häbi saab lihtsalt ära minna, sest tal ei ole seda toitu enam. Et sellised kogemused kindlasti, nende vabastamine aitab kindlasti väga suure sammu edasi liikuda. Et kõik need uskumuste süsteemid, see eneseväärtuslikkus, enesearmastuse teema, sellest räägitakse palju,
aga kas lõpuni tegelikult me ütleme endale iga päev, et jah, ma olen väärtuslik või ma olen väärt või et ma olen nagu väärt seda nagu parimat suhet ja parimat sissetulekut ja parimat tervist ja me ikka kaotame seda eneseväärtuse tunnet vahel ära, et mul oli 2 päeva tagasi üks päev enne koolitust, täiesti 0 päev. See oli isegi 0 päev, see oli täiesti miinuses päev. Ma istusin lihtsalt, see oli tore päev, justkui oli tore päev. Käisin oma pilatese tunnis, läksin, istusin juuksuris, ühesõnaga kõik oli justkui jube hästi. Järgmine päev pidi olema koolitus, pidin seda ette valmistama siis teises pooles päevas. Ja istun seal juuksuris ja vaatan täiesti hunnik õnnetust, lihtsalt vaatab peeglist vastu. Ja lihtsalt täiesti, kõik on nagu nii valesti ja nii vale ja nagu ma olen nii suur ohver ja nii edasi, et ma ei ole midagi väärt ja ma olen nii kehv koolitajast, ma ei suuda isegi koolitust ette valmistada, et millest me räägime. Ja siis, kui ma selle silmsideme endaga sain, siis tuli see nagu küsimus, et nagu päriselt või? Ja siis käis see nagu nips korraks ära, et nagu, no jaa küll, võib-olla ma siis liialdan ja kuidagi sai sealt jälle tagasi, et me kaome vahel sinna ära. Aga mida vähem me sinna kaome või mida rohkem ennast väärtustame, armastame, enda vundamendi korras hoiame, enda piirangutega tegeleme, nendest lahti saame ja siis järjest rohkem erinevaid tehnikaid kasutades, et me kirjutame näiteks välja, meil on võimalus kellegiga ausalt rääkida, kui ei ole, siis nagu on võimalus päevikut pidada, sest mina leidsin päevikus endale täiesti nagu asendamatu sõbranna või sõbra, et ma ei pea kedagi üle kallama selle tohutult koormava aususega vahel, eks. Kui me tahaks tegelikult välja öelda, et pole nagu, on täiesti pekkis, ma ei taha üldse temaga rääkida, on täiesti nõme või kuidagi et midagi, mis minu sees praegu on ja tahab välja saada sellisel kujul, ma saan selle tegelikult kuskilt välja lasta, kuskile välja lasta, nii et ma kedagi ei kahjusta, keegi ei hakka mingit oma lugu vastu rääkima või ei omast perspektiivist siis mingeid lahendusi pakkuma, et see päeviku praktika kindlasti see hommikulehed, kus saab lihtsalt pea tühjaks kirjutada peegli ees, seesama eheduse praktika, siiralt lihtsalt endaga kontakti loomine, kõigepealt nagu iseendaga kontakti loomine ja siis saab alles väljapoole minna seda tegema, et teistega kontakti luua ja ollagi selline aus ja paljas ja hehe. Ja suulisel eneseväljenduses samamoodi, et järjest rohkem ka hakata kirjutama väljapoole, hakata võib-olla salvestama endale, võtta see telefon ja rääkida ausalt sisse ka selliseid väikseid videoblogisid endale igapäevaselt, et täna ma olen siin, ma oleks nüüd selle juuksuris ka teha selle blogi endale ja siis pärast vaadata, et nagu oh my god, mis mul viga oli. Et sellised hetked olla hell enda vastu, aga võtta need ausalt vastu ja ehedalt ja läbi nende selle mitte enda valeks tegemise me julgeme järjest rohkem olla ausad, päris inimesed, läbi selle südame avamise teistest, iseendast eelkõige, siis teistest hoolimise, me loome seda ühendust ja me saame tulla julgelt välja iseendana ja rääkida neid asju, mis meile korda lähevad ja olla toeks teistele ja tegelikult, nii nagu ma ütlesin, väga suur julgus on öelda, et ma ei oska või ma ei tea. Samamoodi on tegelikult julgust toetada kedagi teist. Me võime väga hästi loopida hinnanguid mõnele emale, kes jääb hiljaks oma lapse kontserdile, et ma ei tea, pole üldse tähtis. Aga selle asemel, et võiks seda ju toetada ja julgustada, et mul juhtub ka vahel, et kõik on hästi ja nii edasi. Et sellist siirust ja soojust praktiseerides, ma arvan, on väga-väga kiiresti võimalik jõuda selle tundeni, et aga see ongi loomulik meile kõigile tegelikult ja see ongi ehe ja see on päris. Ja mida rohkem me seda praktiseerime ja võib-olla sellele ka sellist positiivset tagasisidet saame, seda rohkem me julgeme seda ka teha. Ja seda ma tahan ka oma nendele inimestele, kes tahavad minuga koos töötada ja minu koolitustel ja üritustel käia, et anda seda toetavat keskkonda ja meil kõigil on vaja seda inimest, kes lihtsalt siiralt oleks olemas, kuulaks, tunnustaks, toetaks ja et see on mulle väga-väga südamelähedane, sest aasta aega tagasi ma osalesin Eric Edmeadsi maailma ühe tippkoolitaja ja ettevõtja ja sellise ägeda kõneleja koolitusel, mis oli 5-päevane intensiivne Speaking Academy ja sinna minnes, ma isegi ei tea, mis mul arus oli, et
ja mulle tundus, et kõik teised on nagu nii kõvad tegijad siin ja tead, ei tea, kes, mis ettevõtteid juhivad ja miljonärid ja üle maailma oli rahvast koos on ja esinevad muudkui mingitel lavadel ja mina siis, mina siin online'is ja siis nagu teen siin natukene midagi Eestis ja ma tulin sealt ära tundega. Mul ei olnud probleem minna lavale, sest ma olen tegelikult väiksest peale ikkagi laulnud või tantsinud või mõnes näidendiski mänginud, aga niimoodi, et ma lähen sõnalise osaga või nagu ennast päriselt nagu lavale jagama, et see oli minu jaoks uus, see on selline nagu paar aastat koos body balance'i treeningute juhendamise ja sellise teadliku eluviisi jagamise ja sellega koos tulnud, et aastaid varem ma olin pikalt ju kontoris kommunikatsioonitöötaja, tuututasin ja rääkisin kõikide teiste saavutustest, uhkeid lugusid ja ise, ja mis mina siis teinud olen ja ega mina siit kapist välja eriti ei pääse ja siis, kui ma lõpuks nagu trenne juhendama hakkasin, see oli hästi suur samm nagu ise välja tulla terve oma keha ja hääle ja kõigega, eks, ja sealt edasi koolituste juhendamisena, et mis ma sealt Speaking Academy'st sain, oli see, et mul on tegelikult megalt palju lugusid, mida jagada, kogemusi, mida jagada, inimesed tahavad mind kuulata, neil on see huvitav, see inspireeriv, see on see, mida ma sain sealt. See, kuidas laval käituda, mida veel teha, mismoodi oma esinemist üles ehitada ja nii edasi, et see oli nagu üks osa, see oli nagu väike osa, aga see, mida mina sain sealt kõige rohkem, oligi see, et vahet ei ole, kes sa oled. See ei pea olema mingi, ma ei tea, Tony Robbins, selleks, et sa võiksid minna lavale ja jagada oma lugu või tulla online'i või kirjutada sellest kogemusest, mis sul just eile oli näiteks, sest meil on iga päev neid kogemusi, neid taipamisi, need, mis võivad inimesi ja üksteist siin toetada ja kuidagi millega samastuda, et me peaks neid rohkem jagama ja nii me ka ühendame rohkem ja me saame päris inimesed olla lõpuks ometi. Sest me oleme nii kaua tegelikult kuidagi, mulle tundub mingeid norme täitnud ja mingeid reegleid mööda seina ääri käinud ja kas kellelegi ikka meeldib ja kas kellelegi ei meeldi, mul endal kindlasti väga palju seda ja võt juba paar päeva tagasi tekkis selline tunne, et nüüd ma hakkan pahaks tüdrukuks, et kogu aeg on see hea tüdruku mentaliteet kaasas, et nüüd ma ostan endale teksatagi ja mingid lõhkised püksid ja siis ma hakkan täiega mingiks badassiks on ja ma ei ole seda veel teinud, sest ma päris täpselt ei tea, kuidas see aga ma täiega julgustan, et tule kaasa selle üleskutsega ja hakka pahaks tüdrukuks või pahaks poisiks või kelleks iganes, kes sa siin oled, et lihtsalt unusta see people please imine korraks ära, see, et sa nagu ennast kuhugi tahalplaanile lükkad, vaid nagu ühendu iseendaga ja ma ei tea, 1 õhtuks või 1 tunnikski lihtsalt lase nagu päriselt sellel välja tulla, mis tahab välja tulla ja vaata, mis juhtub. Maailm ei kuku kokku, vaid võib-olla inimesed just mõtlevad sulle, aitäh, kuule, nii hea, et sa ütlesid, vaata, ma üldse enne nagu ei teadnud, et sa nii mõtled või et sa nii tunned, on ju. Et ma ei osanud arvatagi. Eile koolitusel palusin samamoodi, et nüüd hakkate kõik siin pahadeks tüdrukuteks, siis üks osaleja ütles, et kas ma siis jätan lapsed täna lasteaeda või? Ma ütlesin, no jäta lapsed lasteaeda, jah, küll keegi neid sealt ära toob. Selles väga ekstreemseks ei maksa minna, aga tegelikult elu ei kuku kokku. See on sama, kui me lähme tööjuures puhkusele, mõtleme, et oh my god, ma ei saa minna, mul on kõik asjad nagu pooleli ja see ja teine ja tuled tagasi, kõik on ikka samas kohas ja mitte midagi pole tegelikult vahepeal juhtunud ja elu ei kuku kokku ja sina said puhata ja tulla värskena tagasi, et täpselt sama, et täna õhtul oled täiega badass ja vaata siis, mis juhtub. Väga lahe väljakutse, et natukene mugavustsoonist ka välja viia ja äkki sellega just saabki paremini kontakti iseendaga. Ma mõtlen, et kõik need, sa oled tegelikult täna tohutult palju soovitusi meile jaganud, hästi palju selliseid juhtnööre või lõngajupikesi kätte andnud, et nüüd hakka ise liikuma mööda seda ja saa kontakti iseendaga. Kuidas sulle tundub? Et kui inimene, kes on endaga väga heas kontaktis, hakkab suhtlema mõne sellise inimese, kes millegi pärast lööb teda rivist välja, et mis sa talle soovitaksid, et ta jääks ikkagi endale kindlaks, et ta ei mõtleks sellele, mis see teine inimene siis kas tunneb või mõtleb või arvab või kohe ütleb, ehk seda reageeringule ta ei mõtleks, et kuidas ta ei kaotaks iseennast sinna vestlusesse või sinna situatsiooni?
Äge, et sa selle küsimuse tõid, sest ma just eile jagasin samamoodi seda, et minu jaoks on ka kõige suurem väljakutse olnud ja on vahel siiamaani veel see, et ma ei karda mitte teha asju ja öelda asju ja käituda kuidagi, vaid ma nagu justkui minu jaoks on kõige kuidagi selline puudutavam ja võib-olla hirmutavam see teise reaktsioon. Ja see on minu jaoks nagu raske taluda ja siis ma võib-olla jätan midagi ütlemata või jätan midagi siis tegemata või noh, sellepärast, et ta ei saa aru, miks ma seda teen või miks ma seda tahan või mis asi see üldse on või kuidagi noh, see sõltub ka inimesest. Mõni on tundlikum, mõni vähem tundlikum, aga minu jaoks on see ka väga-väga suur teema olnud, et ma ei taha kogeda seda reaktsiooni, isegi seda reaktsiooni, et ta ei saa nagu üldse aru ja ta lihtsalt käitubki nii, nagu ta käitub, on ju. Aga see on tema reaktsioon, tema nii-öelda ehe. Ära võtta isegi seda tagasipeegeldusena, ma ise ütlen seda endale samamoodi kõva häälega praegu, et see ei ole ju tagasipeegeldus mulle, vaid see on lihtsalt, mida tema tunneb siis selle mingi teema või asjaga seoses ja tema väljendab väga julgelt ja väga ehedalt seda, on ju. Siis tekib küsimus, et miks sina siis peaksid kuidagi ennast tagasi hoidma või selle arvelt siis vähem ehedamalt käituma. Et ma arvan, et inimesed toovad meis välja neid valukohti, mida me ikka ja jälle ja me kuidagi, peame jälle kuidagi neile otsa vaatama ja jälle panema ennast sellesse situatsiooni nii kaua, kui see ei ole enam ebamugav ja me julgeme talle öelda, et tead selles mõttes, et kui sa praegu nagu nii närvi lähed, sellepärast, et sellist nagu kuidagi, ma ei tea, täna on selline päev või sa ei saa sellest aru, siis noh, tegelikult see puudutab mind või see teeb mulle haiget või et ka see on tegelikult selline ehe ja aus eneseväljendus, sest tal pole aimugi. Ma vahel ütlen oma emale, kui ta on mulle mingi huvitava lause öelnud, et nagu, noh, et see paneb mind tundma nii, et ma üldse pole seda niimoodi mõelnud. Ja siis mõtlen, et ma ei tea, kuidas sa seda siis mõtlesid, on, et kas sa siis mõtled tegelikult, mis tunded see võiks minust tekitada, et inimest tihtipeale ei mõtle, mõni paneb täiesti lampi, nii nagu tunne on ja tuju on ja väljendabki ennast vabalt ja ta ongi terve ja tal on kõik hästi versus siis see, kes siis mõtleb, et noh, huvitav, mis ta sellest arvab ja noh, mis reaktsioon talt ikka tuleb ja kas ma ikka hakkan ütlema või tegema või minema, et hästi suur õpetaja, mulle samamoodi. Ma arvan, et õpime seda siin kõik koos, kui kes iganes sellega samastub, et ütled välja, korraks on ebamugav või siis teed ära või mis iganes versus see, et sul on pikalt ja pidevalt ebamugav, sellepärast, et sa ei tee neid asju, sa ei ütle neid asju, mis on sulle olulised, sa ei jaga ennast. Et tihtipeale me valime selle pika ebamugavuse ja kannatamise, sest kuidagi nagu meile nii loomuomane, et noh, me siin kannatame, eriti eestlased, noh, me oleme juba aastasadu siin kannatanud, on ju, noh, versus see, et korraks on ebamugav, noh, ma ei tea, nagu süsti tegemine või mis iganes. Aga pärast on nagu okei. Et väga-väga suur teema ja väga äge küsimus. Ja, et üldse mulle tundub, et see on teema, mis natukene tulebki sisse ka selle inimestele meeldimisega, mida teised arvavad ja kogu selle hirmude rägastikuga lööb jälle midagi uut nagu ülesse. Sest üldse, kui rääkida naistega ettevõtluse teemadel ja sellest, et nad peaksid oma tooteid, teenuseid teistele ju presenteerima, et jõuda nende inimesteni, keda siis läbi oma loomingu üldse aidata, siis tulebki see kohe ette, et aga kuidas ma seda teen, et kuidas ma nüüd hakkan siis rääkima oma toodetest, teenustest ja siis nagu see hirmukene juba hakkab naha vahele pugema ja siis tulebki, et aga noh, millal ja mida ma ütlen, ehk see ehedus hakkab vaikselt nagu ka kuhugi vaka alla minema, et see autentsus ja julgus ja seda ka iga päev endaga kaasas kanda, et tegelikult see on nii suur väljakutse ja see on nii lahe, et sa oled võtnud selle oma südame asjaks, et seda julgust nüüd ka süstida inimestesse ja et aidata neid läbi oma koolituste. Kas sa teed ainult koolitusi või on sul midagi veel? Ma olen praegu teinud online'is koolitusi ja mul siin 21. november tuleb päris selline kontaktkoolitus saalis, kus me tegelikult saame ka katseta seda või seda turvalist olemist ja neid inimesi siis, kes sind samal ajal ka kuulavad, kui sa võib-olla suu lahti teed ja sellist lavanärvi ja kuidagi sellist eheduse praktikat seal proovida ja lugusid jagada,
aga ma jagan iseennast ka enda nii-öelda selliseid lugusid ja igapäeva, et ma teen seda Instagrami vahendusel nii palju kui võimalik ja seal ka ma ei sunni ennast ja ma ei pressi ennast. Ma tean küll, mis need Instagrami strateegiad on ja kuidas seal peaks käituma ja nii edasi. Aga mul ei tule seda lihtsalt sellepärast, et ja see ei tule lihtsalt, see ei tule loomulikult ja see tuleb selle hetkel, kui nüüd ma tahan jagada, nüüd mul tuleb see. Nüüd mul on see inspiratsioon, nüüd mul on see sõnum, nüüd mul on see kõik paigas ja siis on see päris. Ma tean, et saab ajastada, saab sättida ja kõike teha, eks, ja kui sa tahad seal tõsta oma kliendibaasi ja tulu ja nii edasi, et siis tegelikult võib-olla peaks vastupidiselt sellele käituma, aga minu jaoks on seda raske teha ja minu jaoks sünnib looming ka tihtipeale hetkes. Ja jah, et kuidagi kellegi järgi, sest keegi nii ütles, tasub alati endale esitada küsimus, kas see on minu moodi. Ja, ma olen nii nõus, et mul on hea meel näha, et on teisi sarnaseid naisi rohkem, kui ma isegi olen arvanud, et tegelikult on, et ka mina toimetan väga nii-öelda inspiratsioonipõhiselt. Ehk ma kirjutan oma postitusi või tekste ka niimoodi, et kui mul on see tunne ja midagi enda sees tahab välja tulla. Ja kui neid asju tahab korraga väga palju tulla, siis mina küll kasutan seda, et ma ajastan need ära, et ma päris nagu ei taha kedagi üle tulvata oma mõtetega. Aga... See on väga hea, et sellepärast, et üks nipp, kuidas siis oma asjad kirja saada, ära tehtud saada, ongi see, et kui sul on see looming on peal või see nii-öelda hoog on sees, siis tasubki need mitu videot ära teha ja need mitu kirjutust ära teha, sest need on kõige ehedamad, kõige päris, kõige nagu parema energiaga üldse. Ja siis saab tõesti neid ajastada ja sättida, et see loomekriis tuleb tihtipeale peale ja hästi lihtne on kukkuda siit alla siia, eks ma tean ise ka, siis kuidagi oled siin natuke aega ja nüüd, kui ma praegu olen siin laineharjal jälle, siis ma olen kuidagi, ma tean, mis tunne see on, ma tean, kui äge see on ja ma teengi ja ma jagangi ja ma olengi ja ma teen siis rohkem ära, et mul oleks ka nendeks hetkedeks, kui tuleb jälle see, ei ole hullu, saame hakkama periood. Ja, aga need perioodid sa nimetasid loomekriisiks, aga võib-olla siis nii-öelda taastumis- ja kosumisperioodid peale sellist võimsamat perioodi. Minu arust nii oluline on nendel perioodidel ka ennast hoida. Ehk, et mitte ära kaduda või ohvrisse langeda või et issand, nüüd ei tule midagi ja hakkad punnitama, et tegelikult ju kõik on hästi ka siis. Absoluutselt ja kõik kuuseisud, naistel tsükli teooria, kõik see peab absoluutselt paika, et tulebki ja samamoodi ka pingutuse järele on vaja puhkust, et see on hästi-hästi elementaarne, hästi loomulik ja tõesti, et mul on ka neid madalseise ja ma juba tean, et ma küll aletsen ennast seal mingi periood, aga siis ma tean, et tegelikult see läheb üle ja ma tean, et ma tulen sellest välja ja ma annan endale selle loa, et too õhtu enne koolitust ma olin ikka täiesti nii, et ma mõtlesin, et issand, aga ma ei tee homme seda koolitust, seepärast, mis ma teisegi ette valmistada seda, nagu ei. Aga siis ma nagu lasin selles tundes nagu marineerida, et kõik on nagu nii valesti ja ma olen nagu nii väsinud ja kõik on nagu, ei ole nii, nagu peaks olema ja ei lubanud sellel sisemisel sabotööril teha seda, et ma nüüd canceldaksin selle koolituse. Et ma mõtlesin, et ma ei lase selle sabotööri vähemalt nagu kogu oma elu juhtida, et las ta siis praegu juhib seda tunnet ja seda emotsiooni siin, aga nagu mingid otsuseid ta küll siin vastu ei võta. Ja lasingi endal olla lihtsalt ja käisingi jalutamas ja jõin sooja teed ja läksin vara magama ja hommikul ärkasin nagu mega energiaga nagu issand, kui päev, nii hea on olla, ma olen nii puhanud, ma hakkan täiega seda koolitust ette valmistama. Kuna see oli alles peale lõunal, siis ma sain ilusti hommikust varajasest hommikutunnist kuni siis selle ajani ennast ette valmistada. Energia oli täiega laest, koolitus, kõik oli nii hästi ja jälle selline nagu usalduse teema, et lihtsalt usalda, et see läheb üle. Et sa loomulikult teed enda heaks midagi, sa oled enda vastu hell, sa hoiad ennast ja see on ka väga ehe ja väga siiras viis iseenda eest hoolitseda ja seda ka teistele edasi anda, et kui ongi kehva tuju energia maas, siis poputa ennast, tee pai endale ja järgmine päev on jälle hästi, et sa lihtsalt tead, et see möödub, aga see peab olema seal, see peab siis 100% täiega olemas olema, et siis sa saad jälle tõusta täiega. Minu arust on nii hea, et sa oled nii ehedalt ja julgelt toonud välja ka selle poole, et ettevõtlus ja oma teema ja oma kire
kirjaga tegelemine ei ole ainult siin laineharjal kogu aeg nautimine, et kõik on vägev ja kogu aeg on edu, vaid vahepeal on ka sellised mõõnaperioodid, vaiksemad perioodid, kus võib-olla ongi see sisemine sabotöör saanud võimust ja nii edasi. Ehk tegelikult see aus ja autentne elu, nagu see on, ja see kõik on ju meil kõigil mingitel perioodidel, aga seal samas on teema, mida võib-olla, millest ei räägita nii avameelselt. Et suur aitäh, et sa oled selle nii avameelselt siin meieni toonud. Kas sul on, ma tean, et meil on juba 46 minutit on läinud nagu njuhti, et kas sul on siia lõppu veel mõni soovitus meie naisettevõtjatele ja naistele, kes soovivad alustada ettevõtlusega või kes juba tegutsevad, et just nendes sinu teemades? No tegelikult jäi see selline enda lugu rääkimata, et ma mõtlesin, et ma paari sõnaga räägin, et ma tegelikult töötasin hästi pikalt ikkagi palgatööl ja enamus oma elust ma olen teinud nii, nagu justkui peaks ja nii, nagu öeldakse ja ma ei tea ise, mida ma tahan ja kes ma olen ja mulle meeldis see poiss, kes mu sõbrannale ja ülikooli läksin ka selle järgi, mida naabritüdruk tegi ja ühesõnaga nagu kogu aeg kuidagi teiste järgi ja teiste tuules ja nii on ilmselt õige, sest keegi teine teab paremini kui mina, on ju. Ja väga pikalt palgatööl kontoris, nii kaua kui enda lihtsalt halb hakkas seal ja nagu nii viimse piirini olin ja see läbipõlemise hetk tõi mind selleni, et ma hakkasin uusi võimalusi otsima. Ma küll jätkasin ühel ja teisel ametikohal veel, aga hoopis teadlikumalt ja tulin ka sealt õige pea ikkagi ära ja leidsin need trennid. Ja võt siis ma hakkasin lisaks sellele, et ma käisin saalis tunde juhendamas, hakkasin ma siis looma ka enda ettevõtet läbi selle, et ma tegin ka live ja online treeninguid ja ma tundusin, et ma olen nagu nii paigas ja kõik on nii hästi, et lõpuks ometi ma olen nüüd siin, nagu mina olen välja tulnud ja kogu kehaga ja häälega ja kõigega ja vot nii äge ja see ongi see minu asi. Ja siis mingi hetk hakkas see kuidagi nagu vajuma jälle, et nagu ma ei tea, nagu et ma tahaks midagi veel või midagi teistmoodi või ja siis ma sattusin kuidagi enda keele pahuks sisse, et mis mu vika on, et ma tegelikult ju avastasin, et mis ma siis teha tahan ja kes ma siis olen ja juba alustasin selle ettevõtlusega ja et nagu mis nagu punnite edasi. Ja siis see kuidagi jõudis jälle selleni, et ma jõudsin selle koolitamise teemani vaikselt, eks kõigepealt tema mõtete jagamisega, siis väikeste väljakutsetega, nüüd juba selliste päris koolitustega, et ma lihtsalt selle jutu mõte on see, et me ei saa nagu kunagi valmis või kuidagi paika või me ei peagi teadma tegelikult, kes me siis oleme või kuhu me täpselt suundume. Et seda on küll jube raske kuulata, ma tean mul endal samamoodi, mis mõttes ma ei tea, kuhu ma lähen ja mis mõttes ma ei tea, mida ma teha tahan, aga see lihtsalt kogu aeg muutub. Et isegi siis, kui sa tunned, et nüüd ma olen paigas, nüüd see on see, mida ma teha tahan, see võib ikkagi paari aasta jooksul hoopis mingit muud teed sul näitama hakata, et mida iganes sa täna tegema hakkad või mida iganes sa oskad, tee lihtsalt täiega. Aga lihtsalt arvesta sellega, et see võib muutuda, see on okei, kui see muutub, kui sa mingi hetk tunned, et sa ei taha enam seda teha. Sest mul oli hästi suur teema ka sellega, et mis ma siis nüüd olen kõik, ma olen mingi kokk, kondiiter, keevitaja, teen ühte asja, teen teist asja, teen kolmandat, siis ma ei ole üldse mingi tõsiselt võetav, aga tegelikult väga paljud inimesed on väga multifunktsionaalsed ja neil ongi väga palju tugevusi, et miks me siis nagu pean selle ühe valima. Ma ei pea seda ühte valima, et ma võin teha erinevaid asju, teha erinevatel perioodidel erinevaid asju ja lihtsalt nautida seda ja olla seal, kus ma parasjagu olen, et see on väga suur väljakutse, aga samal ajal väga vajalik endale selgeks saada ja vastu võtta. Ja, et see iseendaga mõnes mõttes rahu tegemine ja iseennast julgustada ja hoida selles, et see on tõesti hästi suur teema ja hästi suur asi, et me otsime jällegi turvatunnet selles, et me tahame teada, mis, kuidas, millal, aga et lasta lahti ja aktsepteerida, et tõesti need võiks olla ühed head sõnumid ja sõnad, mida endaga kaasa võtta ja hoida ja nautida lihtsalt seda elu ja hetke, mis on praegu just siin ja seda tegevust ja seda loomingut, mis praegu just siin sinust välja tahab tulla, et see on väga hea mõte. Ja siia praegusesse hetke toob sinna ainult sinu keha, mitte kuidagi sinu pea. Et see on ka hästi tugevalt mulle kaasa tulnud läbi nende body balance'i tundide ja juhendamise, kõige selle keha meele ühendamise.
et sa ei saa ilma, sul ei ole nagu, siit ei ole üks osa ja siit edasi teine osa, et see kõik töötab ühe tervikuna ja kui sa ei loo oma kehas tasakaalu, siis ei saa ka su mõtetes tasakaalu olla ja see vundament on mega oluline, mega oluline, et sul oleks kõik paigas, kõik need olulisemad, kõige lihtsamad asjad. Ja mina enne koolitusi, ka enne mingi kirja kirjutamist, mida iganes, ma lihtsalt reaalselt nagu äratan oma keha täiega üles, sest muidu ei tule, see ei tule lihtsalt. Ma vahel koolitustel kasutan ka seda, et nüüd hüpake ja täie vinnaga lihtsalt nii palju raputage ennast ja proovi nüüd siis rääkida ja see on hoopis midagi muud või kirja panna midagi. Et see keha-meele ühendus on mega oluline, lihtsalt nagu kõige olulisem üldse minu arvates. Ilma selleta ei saa, sest sa ei saa ehitada mingeid õhulosse oma peas või hakata uueks inimeseks või teistmoodi mõtlema või kuidagi, olen hästi kurb ja nüüd muutun hästi rõõmsaks, kui sa ei tule oma keha juurde ja ei võta kogu keha kaasa ja ei anna talle seda, mida ta hetkel vajab, et siis minna edasi. Ja aitäh sulle. Aitäh sulle. Nii palju häid mõtteid, nii palju mõtlema panevaid asju sa tõid välja ja samas ka nii palju nippe. Et ma loodan, et kõik, kes seda nüüd praegu laivis kuulasid ja kõik, kes järgi kuulavad, et teevad märkmeid endale, et oleks hea meelde tuletada, et tõesti siit tuli sellist äratust nii palju. Suur tänu sulle. Aitäh, et sa mind vastu võtsid ja aitäh kõigile kuulamast ja ma soovin julgust olla ehe ja julgust olla päris inimene ja hoida iseennast eelkõige. Aitäh ja ilusat õhtut kõigile. Aitäh. Tšau.